Täna ma olen külas Eveli Vilbergil, kes on oma hobist teinud omale sissetulekuallika, kes on realiseerinud oma lapsepõlve unistuse, sest juba 5-aastaselt ta teadis, kelleks ta tahab saada. Ta tahtis saada maalikunstnikuks. Minu kaudu sai Eveli tööriistad ja ta õppis neid kasutama. Ta õppis neid rakendama ja tänu sellele, et ta rakendas neid tööriistu oma ellu, saavutas ta erakordseid tulemusi. Mina tahtsin juba 5-aastasena kunstnikuks saada, kuna minu Rootsi onu oli kunstnik ja tema oli mulle nagu selliseks eeskujuks. Vähesed inimesed teavad 5-aastased, kelleks nad tahavad saada. Väga vähesed. Eveli oli üks nendest tegelikult. Nüüd ta läks selles valdkonnas tegutsema, hakkasid nii-öelda kunsti looma ja siis mingil põhjusel sa loobusid sellest ja läksid teist teed pidi, aga tegelikult see kutsumus sees oli endiselt alles. Millega ma olin tegelenud, oli see ilukiri või kalligraafia. Et seda ma õppisin keskkooli ajal juba, hakkasin õppima 3 aastat ühe Eesti kuulsa õpetaja juures Villu Toots ja siis ma töötasin ka 5 aastat kunstnikuna. Aga sa registreerusid ära, tulid kohale? Ja, tulin kohale. Sa said selle fookuse paika, sa said omale süsteemi, sa hakkasid tegutsema ja mis sa oled nüüd korda saatnud pärast seda alguspunkti tegelikult? Minu jaoks on see tegelikult ulme, mis sa oled korda saatnud. Minu jaoks oli see alguspunkt nagu täiesti nagu just see alguspunkt. Oled sa kunagi mõelnud, et issand, see oli halb investeering või oled sa mõelnud, et issand, see on parima investeering? Kõigil on hirmud, kui me investeerime ise endasse, siis me ei tea ju, kas me tagasi toob. Tere! Minu käest on tihti küsitud, miks ma peaksin tulema alguspunktile. Ja ma mõtlesin, et selle asja ma hakkan ise selgitama seda asja, ma tulen parem külla. Ja ma tulin täna külla Evelile, kes käis alguspunktil. Esimene alguspunkt 2022. Nii et Eveli, miks sina tulid alguspunktile? Kuidas sa sattusid sinna? Ja tere kõigile vaatajatele ja kõlle. Et minu sattumine oli nii, et täpselt aasta tagasi, augustikuus, ma sain koondamisteate. Minule ootamatult töökohas, kus ma olin siis töötanud 8 aastat, tooraine ja kemikaali hulgimüügis. Ja kui ma nägin seda kuulutust Facebookis, ma olin sind jälginud selleks ajaks, ma arvan, mingi aasta aega Facebookis just neid laive ja siis mul käis täpselt niimoodi klõps. See on see, mis minule on vaja, et kuidas nüüd edasi minna. Et asi, mida ma olin teinud siis umbes 20 aastat nende toorainetega tegelenud, et see lõppes ära nii-öelda ka seoses selle sõjaolukorraga Venemaa ja Ukraina vahel ja tundus, et seal nagu ei ole midagi teha. Et tuleb midagi muud teha. Ja nii kui ma nägin, nii ma registreerusin kohe. See on jumast hea punkt kusjuures. Kui sa näed mingit asja, nagu Evelilegi seda kuulutust, ja kui sa tunned, et see on õige asi, siis on mõistlik seda teha, pärast räägin miks. Aga sa registreerusid ära, tulid kohale? Ja, tulin kohale. Minu üllatuseks oli mul seal ka üks tuttav, et ma ei teadnud, et ta on sinu coachingus olnud ja tänu sellele, et tema siis tundis ka veel, sest seal oli mitmeid, kes olid sinu coachingus olnud. Siis ma kuidagi kohe kodunesin selle seltskonnaga. Kõlab hästi, kodunesin. Ja see kuidagi, kogu see õhkkond ja kõik oli niivõrd meeldiv. Teise päeva õhtuks oligi nagu väga paljudega juba isiklikult rääkinud ja tuttav. Ja kui sa veel andsid ülesande, et järgmised 30 päeva leida keegi sealt hulgast nagu ja järgmised 30 päeva temaga teha ühte ülesannet, eks ju, siis nagu telefoni teel, siis see nagu kuidagi tegi veel selle asja nagu mulle tuttavamaks, eks ju, sest see, kellega mina tegin selle Orvus Tarmo, siis tema nagu rääkis mulle ka natuke sellest tiriprogrammist ja ütleme, et kõik see alguspunkti meeleolu ja see, kui sõbralikud kõik olid ja samas nagu kõik olid avatud rääkima üksteisega, eks ju, et oli näha, et need inimesed nagu tahavad edasi liikuda
et ei ole tulnud sinna nagu keegi ei ole neid sinna ajanud, vaid nad on ise vabatahtlikult tulnud ja naudivad seda seltskonda ja eriti just, et keda ma siis teadsin, et on seal sinu grupi coachingus, eks, ja et nemad olid omavahel juba siuksed sõbrad nagu ja mulle oligi just see, et kuna ma olen olnud nagu alati kuskil müügimeeskondades, eks ju, siis ma mõtlesin kohe, et mul kindlasti tekib ka see, et ei ole seda seltskonda, eks ju, kuigi ma käin maalistuudios maalimas ja seal on meil hästi vahvaid inimesi igalt erialast käib maalimas, aga et nagu võib-olla natuke sellist äri, eks ju, poolt just vaja juurde, et kuna natukene oli see juba varem siis mõttes, et selle kunstiga nagu rohkem tegelema hakata. Et see tegelikult tegelesid kunstiga juba 10 aastat hobi korras maalimisega tegelenud ja ma olin neid maale ka mõnevõrra müünud, eks ju, aga rohkem mõtlesin, et kui just keegi. Ja teine asi, millega ma olin tegelenud, oli see ilukiri või kalligraafia. Et seda ma õppisin keskkooli ajal juba, hakkasin õppima 3 aastat ühe Eesti kuulsa õpetaja juures Villu Toots ja siis ma töötasin ka 5 aastat kunstikuna. Aga see oli siis nagu see kirjakunstnik ja siuke reklaamide tegija. Et kui me juba kunsti juurde jõudsime, eks, et mina tahtsin juba 5-aastasena kunstnikuks saada, kuna minu Rootsi onu oli kunstnik ja tema oli mulle nagu selliseks eeskujuks, siis mu tee läks nagu peale keskkooli ka nagu selles suunas, ma olin nagu 5 aastat, aga nii kui arvutil meie maale tulid, siis ei olnud seda käsitsi ilukirja vaja teha. Ja siis ma töötasingi hoopis sellise müügitöö ja klienditeeninduse. Sest tegelikult võib öelda, et vähesed inimesed teavad 5-aastased, kelleks nad tahavad saada. Väga vähesed. Emeli oli üks nendest tegelikult. Nüüd ta läks selles valdkonnas tegutsema, hakkasid nii-öelda kunsti looma ja siis mingil põhjusel sa loobusid sellest ja läksid teist teed pidi, aga tegelikult see kutsumus sees oli endiselt alles, on ju? Jaa, kuigi ma ei tegelenud, ma ise teadsin, et ma oskan mingeid asju teha, aga ma ei teinud ja ma isegi nagu töökohtades varjasin seda. Ma ei tahtnud nagu rääkidagi sellest üldse. Kuna ma olin rootsi keelt õppinud, siis ma teen ühte rootsi firmasse, eks Ragn-Sells jäätmekäitles ja inglise keelt olin ka nagu õppinud, et siis mulle meeldis hoopis see ja mulle meeldib nagu inimesi aidata või kui ma nagu ise tean mingit ala juba tunnen, et ma saan neid nõustada sellel, et see oli seal kemikaalimüügis ka just. Ja nüüd tulevad tagasi alguspunkti juurde. Mis alguspunktil nagu sinu jaoks oli? Üks oli see seltskond, kes oli nagu siis tulemustele orienteeritud, positiivne, väga avatud on ja et nad räägivadki üksteisel, mitte ei ole niimoodi, et igaüks on omas nurgas ja siis on mobiiltelefonis niimoodi on ja vaid omavahel suheldi. Aga mis on veel nagu sealt nagu toimus, sest pärast seda tegelikult sa tegid otsuse, et nüüd sa keskendud sellele maali asjale on ja? Jah, tegelikult see oligi, et ma nägin, et on see süsteemne õppimine ja ma teadsin, et mul on midagi vaja, sest tegelikult mul need raamatud ja ma olen nad kõik diagonaalis läbi ka lugenud omal ajal ja midagi ilmselt mul ikkagi oli ka, eks meelde jäänud, aga ma teadsin, et ma pean selle asjaga nagu süsteemsemalt kuidagi tegelema ja ma nägin, et seal alguspunktil need inimesed, kes tegelikult olid seal siis ka nagu võõras seltskonnas, et teise päeva õhtuks, et kellel oli juba nagu teada täpselt. Mina olin tol hetkel veel see, et ma tegelikult ei teadnud. Ma olin ikkagi ennast nagu kogu aeg näinud selle müügi inimesena, eks ju, et kunstiga nagu, ma olin natuke seda mõelnud, pigem seda kalligraafia poolt, et ma isegi ühes huvikoolis õpetasin mingi aeg COVID ajal nagu, aga see takistustega tuli see asi ja mul jäi see katki. Et ma teadsin, et ma oskan erinevaid asju, aga ma ei arvanud tegelikult tol hetkel veel, et just see maalimine hakkab mulle nii tohutult meeldima. Ja nüüd ma ütlen, kallis vaataja, et enamus inimesi on nagu need taskulambid, nendel on niimoodi ja valgust läheb igale poole. Tehakse 1, 2, 3, 4 ehk fookust ei ole, on ju. See oligi, et sa said nagu selle fookuse paika, on ju, sa said omale süsteemi, sa hakkasid tegutsema ja mis sa oled nüüd korda saatnud pärast seda alguspunkti tegelikult? Minu jaoks on see nagu tegelikult ulme, mis sa oled korda saatnud.
no tegelikult oli niimoodi, et esimesed kuud ma olin ikkagi täiesti selline, et ma ei tea ikka, mida ma, et kuigi nagu kui me sinuga kohtusime, eks ju, peale alguspunkti, eks ju, et siis sa nagu ka nendest asjadest, nendest ideedest, mis mul oli erinevad, siis sa ikkagi ütlesid seda kohe, eks ju, et see maalimine tundub. Sest ma tundsin, kuidas sa lähed põnevuse sellest. Vot, võib-olla. Ja, ja noh, ega oligi, et alguspunkt, et ma nägin et need inimesed seal ka osad, kes olid juba sinu coachingus olnud, eks ju, et kui julged nad olid ja läksid sinna lava peale esinema ja noh, mõni ka natuke pelgas võib-olla esimese hooga, aga seal oli ka ju selliseid näiteid, eks ju, kes olid edasi liikunud, eks ju, ja noh, minu jaoks oli see alguspunkt nagu täiesti nagu just see alguspunkt ja tõesti, kui ma sellele registreeruma hakkasin, ma tundsin kogu kehaga nagu öeldakse, et see kõhutunne, et ma tundsin, et vot see on nagu õige asi, et mida ma vajan, eks ju. Ehk tegelikult see oligi nagu just nagu õigel hetkel sa tundsid, et sul on vaja uut algust, siis sa nägid teksti, mille pealkiri alguspunkt, ja nüüd sa tegid selle otsuse ära ja tegelikult see on toonud sind sellesse hetke, kus sa oled teinud näituseid, sa oled maalinud rohkem kui alles varem, ma arvan. Just, et tegelikult see oligi, et eks see koondamine oli niisugune paras... Kõige parem asi maailmas. Kõige parem asi maailmas, aga mõjus natuke depressiivselt. Hirmu tekitav. Sa tulid sinna kohale, sa said selgus, sa hakkasid tegutsema, sa oled näituseid teinud, müünud maale, sa tunned ennast rahulikumad. Oled sa kunagi mõelnud, et issand, see oli halb investeering või oled sa mõelnud, et issand, see on parima investeering? Issand, tõesti, see oli parim investeering tol hetkel, et üldse ma ei kujuta isegi ette, et kui ma ei oleks läinud sinna, et jah, mul olid need raamatud ja minu maaliõpetaja on ka selline hästi toetav, eks ju. Aga jah, see oli väga... See oli tegelikult mõnus power või murdepunkt, just segi selle võimalik maali, mis oli sinu hobi, tegelikult hakkas järjest rohkem nagu saama siis ka ütleme ikkagi nagu ärilist poolt. Ja just see Tallinna näitus oli jumalast äge, mis sa tegid siin. Et peale seda alguspunkti ma, eks ju, üsnagi varsti tulin sinu coachingusse ja ma hakkasin ikkagi maalima päris kõvasti ja mingi hetk ma tegin iga nädal uue maali ja tulid ka need näituse pakkumised, eks ju. Et eelmisel aastal mul oli 4 näitust, üks oli ainult... Tuletan meelde 4 näitust. Et siis selle 12 kuu jooksul maalitud näitustest või maalitud maalidest oli mul siis kõigepealt 2 näitust, üks oli Haapsalus ja teine oli Raplas ja siis oli Alexela kontserdimajas terve toll põhimõtteliselt lõpuks pikenes 8 kuu peale, et mis oli... Kui sa tegelikult kuulad seda Eveli juttu ja mõtled, ei tea, siis kui sa juba mõtled, ei tea, siis tegelikult sa tahad. Aga sul on mingid hirmud. Ja ma arvan, meil kõigil on hirmud, kui me investeerime iseendasse, siis me ei tea ju, kas me tagasi toob. Aga tegelikult esimene reaktsioon on, kas see toob tagasi? Jaa, aga ma alati võtan, et see ei peagi tooma nagu üks ühele, et noh, tegelikult mult on küsitud ka, et no kas sa oled nüüd müünud selle raha eest juba maale, mis sa sinna coachingusse oled pannud. Et see ei ole üldse oluline. Et asi, mida ma sealt veel õpin eluks hoopis muudel aladel, eks ju. Et kõik ei saa rahas mõõta alati. Ja just see, et kuidas ma ise olen tegelikult sellest olukorrast nüüd välja tulnud, eks ju, sellest koondamise teemast, et... Rahulikkus, selgus, fookus. See ongi see, mida kõik tahame elus. Et oled sa näinud mõnda inimest, kes ütleb, ma tahaks olla jube stressirikas. Ei ole. Ei, ja ega tagantjärgi ma saangi aru, et tohutu orava ratas oli see töö nagu. Tegelikult sa said, mis ma ütlen, miks ma alati ütlen, koondamine võib olla vahest parim asi elus. Ja see on väga lihtne, sest me oleme nii orava rattas seal süsteemis sees, võib-olla palk on ka nii hea ja me ei ole valmis sellest loobumisest, palk on nii hea ja mida edasi teha. Aga kui sa tuled alguspunktina, ma näitan, et tegelikult sa ei pea seal orava rattas jätkama, kui sa ei taha. Sa saadki teha valikuid. Ja mis on äge, vaata, kui me esimest korda tegin, sina tulid, siis tegelikult oli see mindseti poole, et mõtteviisi muutmine, aga nüüd on ka veel strateegid juures, nii et tegelikult mina olen alati nii julge ütlenud inimestele, et kui sulle ei meeldi see, mida sa koged,
ma maksan raha tagasi, nii et raha tagasi garantii käin välja praegu siin. Aga ma arvan, et minul 8 aasta jooksul ei ole keegi raha tagasi küsinud. Sest kui sa rakendad seda infot, see on nagu, kui sina, Eveli, õpetad mulle seda maalimist. jah, Ja kui ma rakendan neid teadmisi, siis edu on garanteeritud. ja just, See on ju, ja praktikat pead tegema. Praktika, tegelikult ma olen ju maalinud tunduvalt rohkem ja nagu ma olen rääkinud ka, et see maalimise nagu produktiivsus või kiirus on kordades kasvanud ajaga. Sest see on praktika. Ja nüüd viimane küsimus, et ei läheks liiga pikaks. Mida sa ütleksid neile inimestele, kes praegu vaatavad seda asja ja mõtlevad, ei tea, kas ikka peaks? Mina kindlasti kutsun, tulge alguspunktile ja see on kindlasti veel ägedam ja veel kasulikum, kui isegi oskad arvata, sest just nimelt, et seekord on ka strateegiad, eks Sven Nuum, Egler räägib ajakasutusest, sest paljud inimesed ongi ajahädas ja Taavi räägib, kuidas siis LinkedInis turundada endast. Ja ma julgen ausalt öelda, et Taavi ja Sveni nõuanded on mind küll aidanud 10 000 eurodes suurendada oma sissetulekuid. Nii et tegelikult need teadmised on kulda väärt, nii et kui sa käid välja X summa, see on sinu valik, millise paketi sa võtad, tava või vipp-pilet, on ja. Aga kui sa teed selle otsuse ära, siis ma luban sulle ühte asja, sinu elu muutub. Nii nagu muutus tegelikult Evelil ja on muutunud, ma arvan, enamus inimestel. Aga muutub ainult siis, ma nüüd hästi rõhutan seda, kui sa neid teadmisi rakendama. Kui sa tuled sinna ootuses, et alguspunkt muudab sinu elus midagi, siis sa tuled juba valede ootustega. Alguspunktilt sa saad info ja seda rakendada iga päev saad sa tulemusi. Kui Eveli ei oleks kunagi maalima hakanud, siis meie jutuajamine maalimisest ei oleks sind kuhugi viinud. Ja tegelikult tänasel päeval ma võin juba öelda, et kõiksugused erinevad hirmud on kadunud ja ma tean, et kõik, mida ma soovin, on võimalik ka teostada. Kuule, edu sulle! Tšau! Aitäh!